No mehed, ilm on, seltskond on, õlu on. Kas on midagi, mis on puudu ideaalsest puhkusest, ah? Konkreetselt vist ei ole mitte midagi puudu. Esialgu on kõik ideaalne. Ma pakun välja mõtte, et teemegi sellest puhkusest ühe ideaalse puhkuse. Teeme jah, kurat. Mis on ideaalne puhkus? No, ideaalne puhkus on, kurat, kui sul on, kui sul ikka, kurat, on täis värk, kurat, Kui keegi pidevalt ei karju sul kuklas. Ideaalne puhkus on see, kui sind mitte miski ei häiri. Kui sa ei tea, kes sa oled, kus sa oled ja kas sa oled. Ja vaat ideaalne puhkus on see, kurat, kui keegi kuu aega ei räägi rahast. Ai, mul on üks unistus. No. Kui saaks selle puhkuse ajal oma naha pruuniks. Meil ei saa, sellepärast ma ei jõua nii kaua päikese käes olla, kuni ta peale hakkab. Aga Vahemere päike, ma loodan, et ta tunneb oma tööd. Mina olen mõelnud, et kui ma leiaks siit ühe ilusa veinikeldri, ma ei tuleks üldse päiksega. Jaa, päris hea unistus, jah. Ei, tegelikult ma loodan. No, mul oli üks noorepõlve harrastus. Mõtlen, et kui saaks seda nüüd korrata üle pikkade aastate. Mis harrastus see oli? Varustus on mul kaasas. Aga mis asi see on? Küll te seal näete siis. No, on veel kellegi unistusi? Mul on üks raamat kaasas. Mis raamat? Ma olen alati, kurat, unistanud. Oleks mul, kurat, kunagi nii palju aega. Loeks ta läbi. Mis raamat see on? Tõde ja õigus, esimene raamat. Sa ei ole lugenud või? See koolis ei lugenud. Ma olin haige siis. No, kes veel pole rääkinud? Monsi? Tegelikult ma võin teile isegi rääkida. Te olete ju minu sõbrad. Ja mina olen unistanud sellest, mis nüüd õigemini unistanud. Ma olen mõelnud, et võtaks ikka sellel puhkusel ette ühe välismaa naise. Ühe täiesti suvalise naise ja teeks temaga läbi täielikud tsükli. Mis tsükli? Oot. No kõik, Kuni esimesest silma viskamisest, kuni lahku minemiseni selle teadmisega, et ma mitte kunagi enam teda ei näe. Aga vahepeal ikka armuksid ka või? No muidugi. Armastus, see on põhiline. Ma ei ole välismaa mitte kunagi julgenud armuda mõnesse välismaa naisesse. Aga tead, see on hoopis midagi muud, kui lihtsalt niisama naine ära rääkida. Aga selle välismaa naise sa pead ju ka enne ära rääkima, kui sa tahad temaga kuskile jõuda. Tahan. No, aga kuidas seda ära räägid, kui sa ei oska välismaa keeltki? No see teebki asja huvitavaks. Mulle ka. Monsi paneb meil kehakeelt. Kehakeelt ma panen täitsa vabal. Pehme balti aktsendiga. Jaa. Tugev projekt. No vot siis. Kas meie presidendil on ka unistusi või? Kus see marki on? Kaugel me oleme? 24 miili rannast. Ja oleme 24 tundi sõitnud. Me tiirutame ju ühe koha peal. Tegelikult on see kaunis mõttetu. No mis ma räägin kogu aeg siis? Tegelikult peaks vist meestele ütlema. Varem või hiljem? Minut on läbi. Jah. Aitäh. Tuli natukene meelde, jah? No, jaa. Kuulge, kui me tagasi sõidame, siis te lubate mul vahest veel minuti jagu. Eks ole. Sel reedel, kui te meile vastu tulete, tulete meie meremehele topelt vastu. Ja huumor tuli praegu. Sel reedel? Jah. Kui te nii soovite. Ja nüüd me lõpetame selle tiirutamise. Lähete maale? Jah. 20 kraadi paremale? Selge, 20 paremale. Okei. Härrased,
ma loen oma kohuseks teile teatada üli ebameeldiv uudis. See, milleks me nii pikalt ja põhjalikult valmistusime, meie ühine puhkus Vahemere ääres, see jääb ära. Mis asja? See, et ma sellest nii hilja teatan, võib-olla see oli viga. Aga see, et meil raha ei ole, see selgus ka suhteliselt hilja. Ma lihtsalt ei tulnud selle peale, nii palju, kui meil raha oli tarvis, nii meil alati raha oli. Kurat, oli jutt, et me räägi rahast. Tasa. Oota, ühesõnaga mehed, välismaale me ei sõida. Ma saan aru, et te olete kõik ette valmistanud, aga... No kuhu me siis sõidame? Ma andsin kaptenile korralduse võtta kurss meie sihtpunkti. Teie, palun ärge muretsege. Meie tulekust teatakse, kohad on kinni pandud ja meid oodatakse. Eks me pea siis ringi tegema oma plaanid. Eelista Eestimaist. Asi, et puhkus ise ära ei jää, eks ole. Aga tunnistage üles, et teil oli kõigil veidike hirm välismaa ees. Muidugi, oli. Ja nüüd hakkas kuidagi kergem. Kergem, jah. Aga kui teil hakkas kergem, miks te siis nii vaikselt reageerite? Kuidas on õige reaktsioon? Hurraa, kurat! Õige, julgemad mehed! Ma olen maailma majesteet! Natuke imelik on see asi. Mis on imelik? Ma mõtlesin, et meil tuleb ikka keegi vastu ka ja... Et naised kiljuvad ja loobivad lilli? Ei, on lihtsalt, et kui M-klubi tuleb, et see on ikka kohaliku tähtsusega sündmus. Homme hommikul läheme linna peale, siis sa näed, mis näo rahvas teeb. Siis on kurat naistel kaelad kõverast. Ei no ei tea, kurat, kas siin kuradi kolkas üldse naisi on? Näeme. Kuidas te nii hilja tulete? Kuulge, ma ei ole kohustatud teid vastu võtma. Tulge hommikul ja tulge inimeste moodi. Tead, mul praegu terve maja üles. Ja pealegi mul ei pruugi üldse ruumi olla. Meil oli räägitud. Aga minuga ei ole mitte keegi rääkinud. Mis no, kui kuuri. Issand nugis. Käike ära. Mul on sünniaasta. Palun. Käike ära. Ei, mul on teletud. Ainult ma toanumbrit ei teadnud. 416. Te olete kõik ühes toas. Trepist. Oodake meil mind ka. Trepist 3. korrus vasakut kätt. Aitäh, Neiu.
Kao ära siit! Päike on juba kõrgel! Ma panen sulle ühed! Ma löön su veel kõrgemale kui päike. Mõtle, see on ideaalne puhkus, aga üks hull on nüüd hulgas. Mõni sportlane. No, mees. Mis lärm siin on? Oi! Me siin niisama natukene arutame. Ei ole siin vaja midagi arutada. See ei ole parlament, siin on raviasutus. Tere hommikust. Eeskirjadega olete tutvunud? Mis kuradi eeskirjadega? Me öösel alles tulime. No, miks te öösel tulite? Me ootasime teid eile päeval. Meie laev jäi hiljaks. Praegu on hommikusöök. Kuni lõunali olete vabad, siis on lõuna. Siis on väike puhkus. Ja siis ma vaatan, mis ma teiega teen. Mis mõttes? Ravi mõttes. Ega me ei ole haiged. Seda me veel kontrollime. Ja määrame vastavad protseduurid. Määrame väiksed protseduurid teile. Neiu vanemate, proua vanemate, kus pearst on? Pearst on välismaal. Välismaal? Teaduslikus komandeeringus tuleb järgmine esmaspäev. Kuidas välismaal? Ta teadis, et me tuleme. No rahunege nüüd maha. Minge jalutage. Vaadake meie linna. Mida me kurat siin on linna peal üldse otsime, kurat? Oodake, magistrit veel ei ole. Tule! Hakka tulema! Tähendab siis? Mitte keegi ei vaata meid. Ei, ma küsin, mis see tähendab? See tähendab, et sinu M-klubi ei olegi nii kuulus, kui sa arvasid. Ma ei räägi klubist. Ma räägin seda, et me olime poliitikud. Olime. Poliitik peab olema. 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas. Kas meid tõesti mitte keegi ei mäleta? Tead, rahva mälu on lühike nagu Kalle Saba ja rahvas ei jäta kasutama ühtegi võimalust, et oma poliitikut unustada. No midagi me peame ikka tegema. Mulle me ei saa ju niimoodi, et keegi meid ei tunne. Kas me ainult võtame või pakume lahenduse ka välja? Maes teeb. Ma arvan, et kuulsust tuleb ära teenida ja mitte mingi välise ega pinnalise arvel, vaid oma sisemise rikkuse ja hinge ja vaimujõu toel. Piigakesed. Oi! Mõni mees on juba vara hommikul populaarne. Odav populaarsus. Noh, mehed, mis tehtud, mis teoksil, mis plaanis? Vaba aeg. Tutvume kohalike oludega. No. Ei noh. No, mis müügil? Mis müügil? Noh, näe, seal on sinule midagi. Mul on kodus neid terve riiul täis. Soovite midagi? Ja kappa mul siukseid täis. See on haruldaselt hea karikas, kas te soovite? Ei soovi. Osa ma viisin keldrisse. Need, mis ma liidu omadeks sain, ma viisin kõik keldrisse. Nojah, see on küll huvitav. Poed on kaupa täis, osta ei ole midagi. Näidake mulle palun neid vuntse. Need on haruldaselt head vuntsid. On Marki moodi? No on jah. Palun mulle 6 tükki. Palun. Mis sa teed nendega? Teeme nalja.
oi, aga kahjuks ainult 5 tükki on järel. Andke mulle 5 tükki. Palun. Marcelil on omad juba. Oli siin ka midagi? Pole siin mitte midagi, provints on provints ja... Mulle meeldib, kui öeldakse provints. Ütle Ääremaa. Mansil on siin väikene tragöödia. No üks. Mis viga? Auhind on seal müügil, eks ole. Mansi on eluaeg rabanud ja higi valanud selle asemel, et lihtsalt osta. Kuulge. Vaat nüüd mul tuli küll üks hea idee. Sul tuleb puhkuse ajal ka või? Me hakkame auhinda välja andma. Mis auhinda? M-klubi auhinda. Vaat siis me saame tõesti tuntuks. Ja siis, kui me ise endale auhinda anname. Mitte ise endale, teistele. Aga enne teeme niisuguse tohutu kampaania. Puhume kogu selle asja tohutu suureks, tohutu prestiižikaks, et kõik tahavad seda auhinda endale saada. See peaks olema siis rahaline auhind. Muidugi. Ja kõva rahaline auhind. Väga kõva rahaline auhind. Ja kui me alguses seda väga kõva rahalist auhinda natukene upitame, natuke reklaamime ja kellegile anname ka, siis me ise oleme kogu aeg pidevalt pildi peal. See on mul tõesti üks kaval idee. Kuule, see on sul tõesti kaval idee. Aga kellele me selle anname? Õigetele meestele. Kuulge, on teil siin mõnda auhinda või karikat? Jaa, palun. Vaat see on üks haruldaselt hea karikas. See. Sihukese võiks küll välja anda. See on ju kaunis kole, see mõjub kuidagi odaval. Aga me paneme talle hinda juurde. Palju see karikas maksab? 1000. 1000. Aga meie paneme 1000 korda 1000. Miljon? Jah, näiteks. Oota, kus me selle võtame? No, seda peab mõtlema. Kas seda niisama lihtsalt ei leia? No, kui me omal ajal olime Euroopa rekonstrueerimise arengupangale 7 miljonit võlgu, siis me leidsime. Ja need olid dollarid veel. Praegu sa mõtlesid, eks ole, kroone. Muidugi. Aga kust ja millal me seda raha koguma hakkame? Siit samast. Ja kohe. Kuul peast. Siin ei ole terves linnas miljonit. Oot, enne peab ikka kontrollima. Kuulge, puhkame ennem lihtsalt rahulikult, natukene, siis vaatame. Puhkuse ajal üks väike miljon. See ei ole ka paha idee. Kas te võtate selle ära? Jaa, me võtame. Keerake sisse. Ma teie linnapeaga räägiks paar sõna. Linnapea vastuvõtt on iga kuu teine kolmapäev 4-5. Tere! Tervist! Tervist! Marki M-klubist. Ma loodan, et olete kuulnud. Näete, olemegi kohal. Ja nagu arenenud maades kombeks, esimene visiit loomulikult linnapeale. Ja sest on juhtunud, et me oleme kusagil olnud ja vaikselt ära läinud ja hiljem küsitakse, et olete uhked, miks te läbi ei astunud. Ja teisest küljest, kus sa veel kuuled probleemidest. Muide, kui me tulime, rantel jubedalt haises. See ei ole hea, kui mõelda puhkemajandusele. Ja, aga probleemidest me jõuame rääkida ka hiljem. Egas midagi. Ma näen, et teil on siin muudki tegemist, eks ole? Ma saan aru. Ma olen ka ise pikaajalise juhtimiskogemusega. Sealhulgas ka president. Mõni teine kord räägime pikemalt. Nägemist kõige head ja edu töös. Kes see oli? Kes? See, kes praegu käis. Ta ei öelnud. Anna mulle politsei. Keskmist kasvu. Tavaline, mitte midagi ütleb välimus. Aga niisugune tunne, nagu ma oleks teda kusagil näinud. Sina pead teadma, mis element meil linnas liigub. Ära tee paanika. Praegu on suvi. Iga teine on linnas võõras.
kui ma neid kõiki kahtlustan, siis ma lähen siin iga suvi lolliks. Unusta ära suvi. See mees ei tulnud juhuslikult praegu. Seda meest me peame kontrollima. Jaa, küll. Teeme fotoroboti. Ja ma ootan. Thank you.